Ja asi on Eestis läinud nõndavõrd hapuks, et meil on puudu tuhandeid inseneeria valdkonna spetsialiste. Ja armas saatejuht Piret, nagu sa näed, sul on kostüüm vahetatud ja sind tuldi mõnes mõttes nüüd värbama. Kui näiteks meil tänane väljakutse õnnestub, siis ei ole Eestis puudu mitte 11 000 inseneeria valdkonna spetsialisti, vaid 10 999. Tere Merili ja tere Merlin. Tere. Merlin, tõesti nii on, et Eestis on siis neid spetsialiste puudu, kes on inseneeria valdkonnaga väga hästi sina peale, mitte tõesti kümneid ega sadu, vaid 11 000. Ja neid on vaja nüüd koolitada lähema paari aasta jooksul. Mis idee te välja mõtlesite, et miks mitte võib-olla Piretist võiks saada siis spetsialist? Ja tõesti, et inseneeria valdkonnas selline põlvkondade vahetus on toimumas ja selliseid häid eriala spetsialiste tööstussektor tõesti hädasti vajab. Nii et praegu on just kevad, õppurid on oma järgmisi valikuid tegemas ja selleks, et neid lihtsam oleks teha, ongi tehased 28. ja 29. mail oma uksi avamas. Et nii noortel kui õpetajatel, aga miks mitte ka pereliikmetel oleks võimalus piiluda sealt uste vahelt sisse ja näha, kui ägedad on tänapäevased Eesti tööstusettevõtted. No sina, Merili, ühes Eesti sellises suures tehases töötad, teie toodate siis juppe, mis lähevad mitte ainult Eestis, vaid üle maailmselt kasutusele. Et kus siis täpselt neid juppe kasutatakse? Me küll ei kutsu neid juppideks. Jah, meil on juppideks, kutsume meie komponente tavaliselt. Meie oma tooteid saadame 54 erinevast riiki. Teeme umbes 3500 erinevat toodet miljonites kogustes kokku aasta peale. Ja meie tooted lähevad põhimõtteliselt igale poole. Rongidesse, liftidesse, erinevatesse elektrisüsteemidesse. Ja tavainimene ei saa poest osta mitte ühtegi meie enda toodet, et kõik on ikkagi pooltoote tasandil ja sellest tehakse edasi siis lõpptoode. Ja võtsime kaasa ka... See siis on nüüd see toode? See on üks see toode, mis koosneb juppidest, eks ju? Koosneb juppidest ehk siis komponentidest. Ja siin tegelikult valdavalt need ikkagi päris palju pannakse siin masinaga peale, väga palju pannakse käsitsi peale. Kuulge, aga Piretil on siis väljakutse, et tõestada kuidagi ära, et kust alustada võiks, kui teil on näiteks mingi huvi selle vastu, võib-olla mingid lihtsamad ülesanded, mida Piret peab proovima hakkama? Nüüd on siis Piretil selline lugu, et tema peab hakkama tegema lepatriinut. Meil on toodud üks näide ka siia, et põhimõtteliselt oleks siis väga hea, kui Piret suudaks need komponendid, mis siin laua peal on, joota sellele väikesele plaadile. Kõik vahendid, turvavahendid on tal ka ilusti olemas ja pärast, kui see kõik on kokku pandud, patarei on sisestatud, siis see toode peab minema niimoodi tööle, et kui läheb pimedaks, siis tuled ehk siis silmad lähevad põlema. Nii, siis jah. No Robikene, vaatad peale, mis ta siis ära ei ole. Väikene nagu lepatriinukene siin, tõesti. Aga juhendage kuidagi, et ma saan aru, et väike toorika on olemas. Siin on kõik need olemas. Me panime ühe komponendi juba ette, sest siin on 2 erinevat tüüpi. Nüüd on siis, ma küll katsun ilma kinnastata, tegelikult me ei tohi neid niimoodi katsuda, et need 2 tükki siis lähevad sinna kõrvale. Hakka ühekaupa vaikselt panema, pistad aukudest läbi. Ma tegelikult juba saan aru, et ma pean need kõik siia ühendama. Sa näitad mulle ühe korra ära ja selle ühe peal ja siis ma hakkan edasi muterdama ise juba, jah? Merili, kui teil on praegu tehases ikkagi natuke alla 1000 inimesed, kas oskad sa kuidagi kirjeldada, milliste oskuste või huvidega inimene on nüüd oodatud, et ilmselt lepatriinut vist inimesed igapäevast tegema ei hakka? Lepatriinut me kindlasti tegema ei hakka. Meie ettevõttes on töötajad väga paljudest erinevatest valdkondadest. Eks elektroonika on selline huvitav ala, et ega sa täpselt ei teagi enne, kas sulle meeldib, kui sa sinna satud, juhtumisi, kui sa ei ole insener. Meie otsime hetkel aktiivselt, vaatasin kusjuures just järgi, et otsime ainult õnneks 5 inimest, mitte ühtegi. Neist ei ole inseneri, aga on olnud ka raskemaid aegu ja spetsialiste. Ma kaotasin selle jubina juba ära. Oodake, ma leian selle kohe üles. Nüüd pärast lepatriinu läheb äkki põlema selle pärast. Ma just vaatasin. Põlema vaevalt, et läheb, aga tõesti elektroonika huvilisi meil ikkagi, sul peab ikka silm põlema minema, et selles valdkonnas töötada. Vahet pole, kas sa oled siis kontoris või tootmise peal või insener ja
saad aru, need Kas ma kindad, abistan ei, sind? ära abista Sa võid mind, pere- ärge okei. aidake mind, ma lihtsalt Iseseisev ütlen, et naine. need kindad tohutult segavad, aga ei, see mulle ei meeldi, kui on minu ülesanne, siis ma kindlasti ei taha, et keegi mind hakkaks aitama. Juba esimese selle ülesande püstituse juures keegi tormab appi, no siis No on see, kitse, et no no kitse. laos nüüd ise üldse ei saanud. Merlin, Aga mul on, okei, nii, oota, Robi, Nii, vabandust, jah, nii. ma pean hakkama nüüd jootma, Jah. aga ma vaatan selle, küsin ära, kuidas see käib ja sina Jaa, küsisid ma lähen edasi. astu Ma saan aru sammu selle asjakesega Jaa, siin, jah. puhasta Kas ta ilusti ära. juba, kas ta töötab juba või? ja ta töötab, ta on sisse lülitatud, Nii. nüüd võtta teise kätte see. Jaa. Robi, sa oled kunagi jootnud Nüüd või? pane No see on olnud au, aga mitte isiku eraelus, vaid ikkagi selle saate Nii, raames. väike. ja Näed, pane sinna peale. vastu seda ringi, pane selle Nii, ringi jah. peale Ahah. ja nüüd hoia, loe sihuke 3, 4, 5 3, 4. ja siis pane see traat sinna alla vastu. ja kui sa näed, et tekib sihuke loigukene, isegi kerge nagu tipukene, siis on ta ilusti valmis, aga ära seda jootekolvi vahepeal üles tõsta. No ma panen uuesti 1. Merlin, missuguseid spetsialiste meil siis Eestis kõige rohkem puudu on, et kõik ei ole tippinsenerid, eks ole, kes loovad tohutud konstruktsioone ja ehitisi, vaid on siis tõesti inimesi, kes peaksid jootma. väga hästi. ja võib öelda, et selles mõttes ükskõik missuguse tööstussektori me võtame ja ükskõik missugusel tasemel inimesi me vaatame, siis selles mõttes pikas perspektiivis on meil puudu kõigist, et nii nendest, kes suudavad selliseid kindlaid töölõike teha, kui ka siis tõesti tipptasemel inseneridest. Nii et 70 tehast üle Eesti 28-29 mai on avatud ja saab öelda siis kardi taha piiluda, kuidas Eesti ettevõtted. ja tõesti, et Haridus- ja Noorteametil koostöös siis oma heade koostööpartneritega Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumist, Tartu linnast, Inseneride Liidust, Masinatööstusliidust on praegu käed tööd täis, et 28. tehased avavad uksed, need on avatud siis just kooligruppidele, oodatud on siis õpetajad koos oma õpilastega ja teisel päeval on siis haruldane võimalus, kus saab piiludagi siis sellesse salamaailma ja oodatud on siis kõik noored, kes oma karjäärivalikuid on tegemas. Kõik see saab võimalikuks Euroopa Liidu kaasrahastuse toel, nii et noored pereliikmed haarake siis sellest võimalusest kinni, sest iga päev tõesti kehastesse kiigata ei saa. Merlin, ma tänan teid tulemast ja ma ütlen ausalt, me jääme siia reklaamipausi ajana siis ikkagi tegutsema või sa ütled, sa Piret said valmis selle? Ei ole veel valmis, aga elu esimene jootmine on küll mul tehtud ja ma ütleks, et no kuule, kas sa oleks oodanud paremat tulemust? Ei. No see näeb jah suhteliselt originaaliga väga sarnane välja, nii et ma ei saa praegu ühte halba sõna No öelda. siin ei hinnata välimuse, vaid pärast töö põhjal, nii et... tegelikult ka natukene välimuse põhjal, et ma ei ole meil koolitajaga nii palju, ma aru saan, et no sul ikka potentsiaali on. Sul on. No Piret, teeme siis niimoodi, et reklaamipausi lõpuks vaatame, kas saame lepatriinule tuled põlema ja daamid suur tänu tulemast. Näpust teate, on mai lõpus võimalik tehastesse kiigata. Tere tulemast tagasi, kallid televaatajad, ja kui me pausile läksime, hakkasime väikest lepatriinukest tegema ja see on nüüd valmis ja Robi, vaata nüüd. Oota, ei, põleb. Ma tahtsin just öelda, et see hetk tagasi põleb, vaata. Ahah, korraks nagu võbeles natuke, et ühendused jootmised olid natuke tehtud niimoodi esimese. Midagi siin natuke ma valesti olen vist teinud, sest et päris nii ei tööta, nagu see originaal töötas, aga hästi, ma olen igal juhul rahul selle tulemusega, nii nagu ta sai.